Tere, vaatame täna mõningaid PowerPointi funktsioone, mida meil on vaja ülesande 6 tegemise käigus. Esiteks lisame jaluse enda PowerPointile. Ehk siis, miks ta mulle ette ei tulnud? Ei kuva tiitelslaidil, lisame kõikidele slaididele numbreid, mida tiitelslaidil ei kuvata ja paneme sinna ka jaluse. Et kogu selles PowerPointis jookseks läbi teie nimi ja see põhiteema, millest on juttu. Pange sinna natuke vahet ka sisse. Muidu nad on liiga koos. Võib koos ka olla maitse asi. Nii, see on siis lisatud. Ja number on all, ülesanne 6, Kaido Tiits. Et hiljem seda saab muuta ka, kui vajadust on, et siit kas lüngaklahvi lisada juurde või maha võtta. Teine on siis, kuidas need ükshaaval need laused ette tulevad. Selleks tuleb nad tähistada. Võtame animatsioonid, animatsioonidest valime, et mis meile siis siin meeldib. Et tavaline on ilmumine ja efektidest, vaat siin nüüd tuleb siis valida, et lõigu kaupa, siis nad tulevad ükshaaval ette. Siit edasi saame kohe ka viite lisada. Selleks tähistage see viide ja lisage link talle. Et mõistlik oleks mitte siis link lisada sellises täies pikkuses, vahel on ta ikka ülipikk, aga kui sa paned siia ainult selle sõna, panen suure V-tähega, alati sõnad, laused hakkavad suure tähega. Ja veebiaadress, ma võtan hetkel siis teeninduskooli veebiaadressi ja panen selle sinna. Nii, ja ongi lisatud ja siis ta tuleb sellise sinisena, nii et kui paned PowerPointi käima, vajutad sinna peale, tuleb ette. Video lisamiseks jääme siia samasse lehekülje peale. Võtame veebivideo ja aadress tuleb nüüd siia kleepida sellest videost. Et kõigepealt tuleb siis minna YouTube'i ja otsida endale üks sobiv video välja. Meil teemaks oli, kuidas siis Wordis kasutada referents käsklusi. Nii, siin on üksjagu neid videosid, võtame siit ühe välja. Teil oli siis vaja neid citation'id, bibliograafi kasutamist. Vaatame, mis siin on. We can't manage work like this. Okei, reklaam on ka kaasas. Aga kopeerime selle video ja paneme omale esitlusse sisse. Nii, ja ta tuleb siis hetkel selline, seda saab suuremaks venitada. Või siis oleks mõistlik tegelikult ta panna üldse uue selle slaidi peale. Ja siis pange sinna alla video link ka. Teeme selle uue slaidi ka. Uus slaid. Siin käib ta otse siit. Nii, see on aadress. Nüüd saab tõmmata ta juba siia ülesse. Välja teda ei venita. Ja paneme siia ka lingi, et kus see originaal video asub, sest elu on näidanud, et vahel ta ei lähe käima, aga lähed selle lingi peale, siis saad ta ikkagi kätte. Et kõigepealt oleks vaja nüüd lisada tekstiväli siia. Juba tuli, tekstivälja siia ja näiteks siis video allikas, siis viide
inserdime ta jälle selle lingina. Tulemus on siis selline, kui me ta käima paneme. Ei läinud käima. Okay. Uuesti. Kui ta siin kiirkäsuga ei lähe, siis vajutan sinna lihtsalt esitaja käima. Esimene leht jäi mul tühjaks seal, nagu mäletate. Nüüd need laused tulevad ükshaaval ette. Siin vahet ei ole, kas ma hiirega klikin peal või vajutan lüngaklahvi. Aga see video tuleb mul siin kohe ette. Ja kui see video ei oleks välja tulnud, ei oleks tööle hakanud, siis oleksin pannud siit lihtsalt lingist ta käima. Ja tuleb ikkagi. Sellega on siis kõik. Nägemist.